tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei, siin krüptogaraaž ja Marta. Jalutuskäik tehtud, väike sigarett ja teeme natuke ühiskondlikku tööd ka siis. Et lugu on siis järgmine, poisid, et vaatasin seal Telegram klubis ringi, et te ikka nagu sittagi ei saa aru, mis toimub. Te ei saa aru, kuhu te raha panete, miks peaks raha panema. Ja see uurimisobjektiks ongi Flair, väga hea näide. Et XRP on siis super maantee, kus võib igaüks oma autoga ringi sõita. Ja mis on Flairi siis ülesanne? Flair annab targad lepingud XRP-le. Kuulad küll, oi, nii tarka juttu ja oi, targad lepingud, ja ma saan aru, ja tuleb välja, et sa sittagi aru. Tark leping on järgmine. Toon näite, mis asi on tark leping. Tark leping on selline, kuhu pannakse tingimused kirja. Näiteks sina tellid omale siis Statoilist purksi koju, oletame, et Statoil veab purksi, ja ma tean, et Statoil ei ole, et Circle K, ringis pederastid, mulle ei müü seda nimevahetust maa, olid korradi Statoil, sündisid Statoilina, suured Statoilina. Et oletame, et Statoil toob sulle siis, tellid netist, et Statoil toob sulle purksi koju, aga tark leping näeb ette seda, et raha piiks läheb Statoili kontole alles sellel hetkel, kui ta on siis sinu maja juurde jõudnud. Ja selline on siis, saab Statoil panna tingimused, et ennem ta ei tulegi sulle juurde, kui sina oled siis targas lepingu sõlminud temaga, et sellised on targad lepingud. Et võib-olla kehv näide, aga tark leping siis väga lihtsustatult näeb ette seda, et raha ja kaup ei vaheta käsi ennem, kui on mõlemapoolsed tingimused täidetud. Vaat, seda asja pakub siis Flair Network. Bitcoinil pole neid tarkasid lepinguid, XRP-l nüüd on, ennem ei olnud. Aga eelmise aasta sees andis teada, et oi, meil on nüüd targad lepingud, me oleme nii targaks saanud. Kus need targad lepingud tulid? Eks ta ikka Flairi käest tuli. Eks muidu siin suured rasvased issid, vaata, kes mullegi silma ette teevad oma kogukusega, on pannud seal paarsada miljonit, 200 miljonit, 300, 400 miljonit XRP-d, mitte rahas, vaid XRP-d on pannud juba Flair Networki intressitulu teenima. Ja teie seal kuulate küll, teete tarka nägu, et oi, ja garaažis on hea kuulata, vend viskab jumala villast, pilastab neid Bitcoini tollasid, aga ma ei räägi neid jutte, vaata nalja pärast.
no ma toon teile siin mõned kuradi paberid ette, vaata, loen natukene, et miks ma räägin seda, et noh, davai, köhige, vaata, sota välja, ma aitan teid nagu siis edasi, vaata, on ju, noh, ma ei räägi seda niisama, on ju, et oi, too mulle nüüd see sota, see aitab mind hirmsalt edasi, on ju, noh, vaata, kuna ma ise olen ka selle info eest maksnud, on ju, vaimselt maksnud, käinud palvetanud, et saada infot, on ju, siis noh, vaata, miks ma peaks tasuta andma, kui ma maksan ise reaalselt siis seda füüri ja emotsionaalset kapitali ja hingelist kapitali ka, on ju, noh. Aga üritame siis kuidagimoodi siin tänase saates või jutusaates natukene noh, seedida, miks ma räägin teatud asju ja miks ma ütlen, et viimane rode on, noh, State Street launches digital asset platform. State Street siis stardib digitaalse platvormi, digitaalsete varade platvormi. No sinul midagi, no sul pirnid põlema ei lähe, on ju, oled niuke kuradi möku, guugeldada ei viitsi, noh. Mõtled, et garaaž ajab siin niisama kuradi ila sulle või noh. No vaatame, kui palju ma siis ila nagu ikka ajan. Nii, ma lihtsalt läksin Google'isse. How big is State Street? Kui suur on State Street? No kuula, ma loen ette. State Street Corporation on üks maailma suurimaid ja olulisemaid finantsteenuste ettevõtteid. Ettevõte on spetsialiseerunud varade hoidmisele, custody, varahaldusteenusele, investeeringute juhtimisele ja seotud teenustele institutsionaalsetele investoritele. No institutsionaalsetele, noh, sina ei ole see, vaata, no, sa oled ei keegi. Sa oled niukene kuradi sitikas, et isegi minul läheb sind nähes süda pahaks. Noh, ja mis need siis on, mida siis institutsioonid, mis need võiksid olla? Näiteks pensionifondid, noh, varahaldurid ja riiklikud investeerimisfondid, näe, kõik su see kuradi 1., 3., 2., 5., 6., 10., ma ei tea, mitmes kuradi sammas on ja noh, kõik jooksevad suurte isside käes, sina ainult viskad kulpi ja lased viglal kiiremini käia, on ju. Noh, vot see on see kuradi värk, vaata. Noh, ja sellised vennad, sellised issid teevad kuradi digitaalvarade platvormi, on ju, noh. Miks nad tegid selle? Nad tahavad digitaalvarasid endale, on ju. Sina mõtled, ei tea, mis see digitaalasi on. Ilusad tähed on, oi jänes jookseb, noh. Mis see State Street veel on, noh. Küsisin siis, noh, kui suur see on siis see State Street, on ju, noh. 26 aasta ehk siis täna või see aasta, mis käimas on ju, selle seisuga on tal varasid, mida ta haldab. Ehk siis teised on andnud talle oma varasid, hoidmise ja või haldamise all olevad varad. Pakub, palju on State Streetil varasid, mida ta haldab. Noh, mõtle natukene. 53,8 triljonit dollarit. Noh, ja see kuradi monstrum hakkab siin kuradi digitaalkuradi varade platvormi tegema, on ju. Noh, ja sina mõtled, ei tea küll, see krüpto on hukule määratud, ostan peerumünti, on ju. Noh, türa nad ei osta sul mingit peerumünti, noh. Et sa veel aru saaksid nagu, mida ma sulle üritan selgeks teha. Kui suur on krüptoturg täna? Noh, 2 triljonit või? 2 triljonit on see kuradi sitane krüptoturg umbes. Noh, tipphetkel oli 3,3 triljonit dollarit, on ju. Noh, tipphetkel 3,3 triljonit. Praegusel hetkel kuradi State Street omab nii palju varasid, et ta võib 15 korda ära osta terve selle kuradi sitase krüptoturu, on ju. Noh, selline kuradi elajas hakkab nüüd digitaalvarade poole vaata minema, on ju. Ja sina siin kuradi vahid mokk töllakil, aru ei saa, ei taha aru saada, on ju. Noh, küsid siin, ma ei tea, mis see Solana teeb, kas keegi Polkadotist teab midagi, noh. Mis sul viga on nagu, noh. Kas tõesti kuradi on vaktsiin nagu ajud nii ära kuradi komposteerinud, et kuradi tuled põlevad, on ju, aga kedagi kodus ei ole või? Noh.
ümberringi kõik on mul selliseid inimesi täis, vaata noh. State Street hakkab krüpto kuradi varade platvormi tegema, noh. Ja ta haldab suurte institutsioonide varasid, noh. Ja sina lähedki seal, vaata, lasedki 8-5 viglaga käia. Oi, mu pensionisammas kasvab, on ju, ja kuradi iga tund, mis sa tööd rügad, voolab kuradi kopikas kuradi State Streeti, vaata, on ju. Kui mitte State Streeti, siis kellegi teise sellise samas laadse, vaata, noh. See on üks firma USAs, Palju meil riike on? Te üldse ei taju seda, kui palju päriselt rulli liigutatakse maailmas, on ju, noh. BlackRock näiteks peaks haldama tervet kuradi Jaapani pensionifondi, vaata, on ju, noh. Ja sina siin mõtled, nagu BlackRock tegi omal krüpto need ETF-id asjad valmis, on ju, noh. BlackRock on salaja investeerinud jopt või Matt Unniku raha krüptosse, on ju. Sina mõtled, ei tea, kas Fortcoin tõuseb? Noh, su IQ võiks tõusta, vaata, et sa nagu kuidagi moodi arugi saad, mida ma räägin sulle, vaata, noh. Ja sama need kuradi Flare'id, on ju, Weekendid, millest ma olen rääkinud, on ju, Hedera, on ju, noh, kas sul Hederat on, vaata. Kui ma küsisin saates, et, või vabandust seal, noh, jututoas, et kas sul Flare'i on, nüüd ma küsin, kas sul Hederat on või, noh. Terve maailm jookseb kuradi kiipide peal, noh. Sul endal on ka varsti kuradi kiip pärakas, on ju, noh. Aga see vajab kõik arvuti kindlust, on ju, noh. SealsQ on ju, HyljesQ tegi kuradi Indiasse oma kuradi harutehase, et indialastele seal kuradi kiipe toota, mis oleks kvantkindlad, on ju. Tähendab, no pandi see projekt paika, on ju, noh. Huis nimm, on ju. Ja sulle on ikkagi kuradi nämmutad tatti suus, ei tea küll, noh. Vaata, ühel hetkel lugu on selline, et lõpp see saade on kadunud, vaata. Sellepärast, et ma lihtsalt ei tee seda, mul pole vaja teha seda. Praegu ma teen siin kuradi täis kuradi heategevustööd, on ju, noh. Slava kuradi krüpto, on ju, noh. Ainuke vahe on see, et kuradi ma ei jookse su kuradi rulliga minema, on ju. Ma üritan sulle kuradi rulli sisse tuua, on ju, noh. Kuradi kui State Street, on ju. Võtab need varad üle, on ju, noh. Institutsioonidel on huvi. Nad kuradi korjavad selle kuradi krüptoturult kokku ja samas panevadki sulle pensionifondi, on ju, ja sinul, ma ei viitsi sellest State Streetist rohkem rääkida, noh. Halloo, kui aru ei saa, siis pole midagi teha, noh. Lõuna-Koreast tulevad kuradi seadused alla, et blokeeritakse ära, vaata, kui on krüpto, on ju, sul need rahakotid, on ju, kahtluse korral, on ju, noh. Terves Euroopast tulid seadused alla OCD-l, on ju, kõik on sul ID-kaardiga asjadega ühendatud, on ju, noh. Nüüd, noh, krüptoparadiis on jah tulemas, on ju, noh, aga mitte just sellisel kujul, nagu te tahaks, on ju, noh. Pappi on võimalik siin teha, see on fakt, on ju. Aga samamoodi tuleb olla metallis aktsiates, on ju, noh. Ma ei tea, vahite seal kuradi ekraani, on ju, mokk-töllakil, on ju, noh. Ma ei tea, kas nagu tõesti on mingi kuradi ilgelt raske siis sott mulle välja käia, on ju, noh. Ma toon sulle, vaata, kuradi info reaalselt koju, on ju, noh. Ma lihtsalt vaata praegu nagu võib-olla lähen nagu liiga avameelselt, on ju, et noh, ma põhimõtte kindlalt ei anna, vaata, kõike infot, vaata, tasuta välja, on ju, noh. Et selles suhtes, et noh, come on mees, ma olen kuradi üle 30 saate teinud, uudised alla lugenud, on ju, ja sa ikka ei tea, kas Solana tõuseb, on ju, noh. Mis polkadott teeb, Bitcoin, oi türa küll, tehinguid oli nii palju, kõik läksid putsi raisk. Noh, kui sa ei oska asja, siis pöördu selle poole, kes midagi teab või oskab, noh. Ma vähemalt olen toonud oma PDF-failides kõik maailma info su ette ära, vaata, on ju, noh. Jah, ma olen ära võtnud sealt failidest kuradi mõnikord krüpto nime, mis on suur tegija, sest sa lihtsalt ei vääri seda, noh. Aga kui sa oleks selle sama artikli pealkirja võtnud, guugeldanud, on ju, siis sa praegu Telegram grupis räägiks mulle, oi kuule, garaaž, kurat, seal artikkel on ju seotud selle krüptoga, on ju, noh. Kõik on kuradi vait kui kult rukkis, on ju, noh. Mitte munnigi ei tea, mitte munnigi ei jaga, vaata. Noh. Ja kui me vaatame, mis veel maailmas toimub, on ju, noh. Hõbe Indias 129% on Indias kasvanud kuradi hõbeda import, on ju, sisse. Noh, lihtsalt ühes riigis on kasvanud kuradi pea 1,5 korda nõudlus, on ju, noh.
ühele asjale hõbedale, noh. Mis see hõbedale teeb, on ju? Mis see hõbedaga seotud tööstustele teeb, on ju, noh. Äkki mõtleks aktsiate peale. Sa ei mõista ju seda, noh. Ja siis üritad teha, teed mingi kuradi minu pilakonto, on ju, noh. Ja siis üritad kuskilt mingid kuradi klubi liikmed mul orki tõmmata, on ju, noh. Seda sa oskad, on ju, aga mõelda sa ei oska, vaata, on ju, noh. Või siis tuled kuskil kommenteerid, vaata seal, levitad oma homoerootikat, on ju. Ei tea, selle infoga pole midagi peale hakata, noh. Mida ei ole peale hakata, kuradi, kui State Street, on ju, ostab krüptot, on ju. Ja State Street või tähendab hakkab seda kuradi platvormi tegema, on ju. Kindlasti ei ole seal peerumündid, on ju, noh. Hõbe on läinud, on ju. Kuradi, varsti on sul need aktsiad samamoodi läinud, on ju. Krüpto on läinud, on ju. Seadusi tuleb alla plõks ja plõks ja plõks, on ju, noh. Nagu linde kuradi õrre pealt klõpsutatakse ära, noh. Kasahstani võtab vastu siis uued krüptoregulatiivsed seadused digitaalvaradele ja FinTech on siis see kuradi financial technologies, on ju, midagi sellist, finantstehnoloogia, on ju, Kasahstan, on ju, noh, aga see pole veel kõik, on ju, mis Kasahstanis on ju, noh. Kasahstan võtab kuradi sellise asja nüüd, et loob omal krüptoriikliku reservi miljardiga, noh, 300 miljonit on juba seal sees Kasahstanil, on ju, noh. Mis nad arvad, et Kasahstani kuradi riik on ju, riiklik pank, Kasahstani riiklik pank, noh. Nad arvad, et vennad seal lasevad jointi, siin on peerumünt, on ju, noh, sittagi, vaata, noh. Sul endal on kuradi ajud ära mädandanud, vaata, noh. 300 miljonit on juba mingid krüptot sinna lükatud, on jah, nad teevad uudiseid küll, et panevad Ethereumit, panevad Bitcoini sinna, on ju, noh, see on kõik selline, noh, huinja, on ju, noh. Et Kasahstanis on juba 300 miljoni eest pandud reservi, riigireservi, krüptot, on ju. Noh, ja miljard läheb kokku, on ju, nii. Moldova hakkab võtma vastu siis, on ju, neid krüptoseadusi, on ju. Nii, loeme siis Kasahstanis ette, on ju, noh. Kasahstanis pangad said rohelise tule FinTechi ja tehisintellekti jaoks. Kommertspankadel lubatakse nüüd investeerida FinTechi ettevõtetesse, arendada digitaalseid tooteid ning luua tütarfirmasid, mis keskenduvad sellistele valdkondadele nagu tehisintellekt, küberturvalisus, biomeetria, e-kaubandus. Seadus toob sisse ka paindlikumad pangalitsentsid, et suurendada konkurentsi ja vähendada turu liigset koondumist. Pangad saavad edasi pakkuda ka islamipangandusele teenuseid oma olemasolevate struktuuride raames, andes klientidele rohkem rahastamisvõimalusi. Sisuliselt toetab see seadusandlus Kasahstani liikumist digitaalse finantssüsteemi suunas. See võimaldab mobiilseid ülekandeid, QR-koodi makseid ning tehinguid digitaalsete varadega, mis on nüüd seaduslikult tunnustatud riikliku valuutana ja millele nüüd teostab järelevalvet Rahvuspank. Valitsus on samuti teatanud plaanist luua 1 miljardi USA dollari suurune krüptovaluuta reserv, millest $300 miljonit on juba keskpanga poolt eraldatud. See samm rõhutab riigi pikaajalist pühendumist digitaalvaradele, on ju. Valgevene võtab vastu krüptoseadused, on ju. See on viimane rodeo, poisid. Ja siin on Lõuna-Korea, on ju, lõikab ära siis, on ju, finantsi, Bybiti ja mis iganes need krüpto, need börsid siis, on ju, oma rahvalt, on ju. Noh, Google paneb kuradi kinni, on ju. Google'i anti käsk, et paned kinni, rohkem need poisid ei saa, on ju. Ei saa enam ostagi krüptot, on ju, noh. Siin arvate, et kuradi olete ilged tegijad, vennad on head tegija, miks mind ei märgata, on ju, noh. Tegusid teil näha ei ole, infot teil ei ole, on ju. Kuulata ei taha, on ju. No, tutvusringkond on samasugune nagu sina, kes sa praegu vahid mind, on ju, noh. Mu jutt sulle kohale ei jõua, on ju, noh, ma ei tea, kas ma sitasti räägin, on ju, pean ise minema kuskil nurgas arenema, on ju, või probleem on sinus, on ju. Noh, mis on? Räägime artiklist. Hiina juhitud cross-border CBD, noh, Hiina juhitud siis piiride vaheline CBDC ehk siis riigi digitaalvaluuta platvorm Mbridge
on nüüd teinud rekordiliselt 55 miljardi eest tehinguid, ütleb Reuters. Sina vahid jälle kuradi pöial pärakas, lutsutad samal ajal oma boyfriend'i munni, mida Garage tegi, Garage läks uuris, mis asi on Enbridge, no loeme ette, Enbridge on globaalse keskväärtusega tsentraalpanganduse digitaalvaluuta platvorm, mille eesmärk on muuta riikide vahelised maksed kiireks, odavaks ja tõhusaks, kasutades mitmed CBDC ühist infrastruktuuri. See on rahvusvaheline koostööprojekt, mis ühendab mitmed keskpangad ühese kilbi alla, ja näiteks Swift on toodud, mida Swift kasutab, Swift kasutab ju Linea, XRP, nii põhilised detailid ja eesmärgid, nii. See eesmärgid neil on, et teada täpselt, kuhu sa oma raha paned, ütled juba ära ette, Mis neil on eesmärgid siis? Mitmed CBDC integratsioon. Enbridge võimaldab eri riikide CBDC, näiteks digitaalse vääni, digitaalse dirhami vahetamist, kasutamist maksete ning arveldamisel otse platvormil, ilma traditsioonilise korrespondentpankade vahe kohata. See võib vähendada kulusid ja tehinguaega märkimisväärselt. Ehk siis XRP on loosis, kuna XRP on sildvaluuta või Stellar Lumen on loosis, see nende ülesanne on olla kahe valuuta vahel, vaata sildvaluuta, nii. Mida ma nüüd nagu lugesin sulle ette, aru ei saa või üritame aru saada, kui kuradi Hiina saadab 7 triljonit USA-sse raha, siis miski asi peab olema korraks 7 triljonit väärt. Jõudis kohale nüüd või? Sellepärast, et vahevaluuta on seal. USA dollari ja Hiina yuani vahel on vahevaluuta, sildvaluuta, nii. Siin ütleb ära, et Enbridge kasutabki kuradi vahe seda kuradi huinjad, nii. Kiired ja odavad ülekanded, reaalajas, maksed ja valuuta vahetus on võimalik Enbridge DLT tehnoloogia kaudu. Mis on DLT? Hajutatud raamat. DLT on Hedera, XDC, XRP, XLM, nii. Ja siis, mis seal abiahelad on seotud, mis iganes, Tehnoloogia kaudu, mis on kohandatud spetsiaalselt keskpankade ja kommertspankade jaoks. Aga mida siis ta toetab tehnoloogiliselt? Enbridge Ledger on Ethereum virtuaalmassiiniga ühindab. Mida see tähendab sulle? EVM on siis Ethereumi see virtuaalne ahel, kus jooksevad targad lepingud, siis on olemas selline asi nagu EVM sidechain ehk EVM-i kõrvalahel, mille tegi XRP, et ühendada kogu kuradi Ethereum enda külge, Väga huvitav. Ei tehtud XRP sidechange'i või seda kuradi XRP kõrvalahelat Ethereumi poolt, et XRP hakkaks Ethereumis jooksma. Tehti kuradi XRP poolt see, et panna kuradi Ethereum enda sisse jooksma. Miks? Kui Ethereum on nii kuradi võimas, siis ta võiks ju jooksutada XRP-d. Miks kuradi XRP hakkab jooksutama Ethereumit? Seda sa ka kurat aru ei saa või? Nii, loeme siis edasi. Enbridge Ledger on EVM-iga ühilduv, mis tähendab, et selle tehnoloogiline alus toetab nutilepinguid ja EVM-i põhilist koodi. See teeb platvormi teoreetiliselt ühilduvaks arendustega, mis kasutavad EVM tehnoloogiat. Nii, nüüd hakkad siis otsima, mis on ka kuradi Ethereumi need lisaahelad. Ethereum on iseenesest päris pask, aga ta on esimese see kihiahel, tal on loodud siis mitmed kihid peale, mis on asjalikumad, Nii, Enbridge on kohaldatud siis DLT süsteemile ja EVM võimaldab siis kasutada arenevaid funktsioone. Tuli alla uudis, et kuradi siis Hiinast, krüpto areneb, Ja kui seal liigutatakse ikkagi miljardeid ja miljardeid, siis krüptol peab olema täna väärtust taga, ta ei saa jooksta kuradi õhust ja armastusest. Võtame nüüd järgmise uudise, mis tuli alla. BIS, Bank of International Settlements, maailma suurim kuradi ja tähtsaim pank üldse. Ja ta siis annab teada, et projekt Agora siseneb testimisfaasi
tokeniseeritud piirideülese makse jaoks, piirideülese makse, sildvaluuta on ju, XRP, läheb jutt edasi, on ju, ma ei tea, täna on kuidagi selline sitt tuju ka, et vaata, inimesed ei saa aru, vaid peksavad segast, siis see jääb nagu südame täis, vaata. Suhu ei hakka võtma, siia ei mahu nii palju. Aga lähme edasi. Projekt Agora siis on ju. Nii. Mis siis on projekt Agoras? Mis tehnoloogiaid kasutatakse siis? Ethereumi tehnoloogia on siis kasutusel. Oi, jooksed eetrit jooksma või ei? Kuula, ma loen ette. Las issi loeb, vaata, mis maailmas taimub. Ethereum on seotud siis projekt Agoraga konsensuse kaudu. Konsensus on firma. See on kõige olulisem otsene seos. Konsensus on juhtiv Ethereumi tarkvara arendaja. Nimetati ametlikult projekt Agora tehnoloogia partneriks. Lugesin ette sulle, Ethereum, sina mõtled ikka eeter, kuradi sul on Peeter, on ju, Aga konsensus on partner, juhtiv Ethereumi tarkvara arendaja. Mida konsensus tegi? Konsensus tegi sellise krüpto nagu Linea. Kas sa nüüd arvad tõesti, et nad kasutavad nüüd Ethereumit või Ethereumi täiustatud versiooni nii-öelda siis Linead? Vaata, tõde on sulle kõik välja öeldud. Aga sa oled niisugune kuradi loh ja käpard, et sa ei ole suuteline orienteeruma siin kuradi krüptomaailmas, vaata. Kurb. Ja siis tõenäoliselt kasutab projekt Ethereumi võrgu privaatset ja lubatud versiooni võimalik, et konsensus pesu kliendi baasi, et ehitada tokeniseeritud süsteem hulgimüügi tasemel piiriüleste maksete jaoks. See tähendab seda, et projekt võib kasutada EVM-i ka ning nutilepingute standardit. Kui ta kasutab EVM-i, EVM sidechain, sealt tuleb sisse juba XRP seos, on ju. Kui projektil Agora on võimalik ühenduda siis konsensuse abil Lineaga, Linea ja siis EVM on seotud, on ju, ja kui EVM on mängus, siis on olemas EVM-i kõrvalahel, mis ühendab Ethereumi XRP-le, on ju, ehk siis see Agora jookseb tegelikult XRP ahelas, on ju, lihtsalt on see, et vahelülid, kuna nad peavad korraks infot edasi andma, siis need vaata on midagi väärt, vaata, ja palju on väärt, on ju, nii. Korda, kuigi see ei ole avalikus mõttes krüpto, on R-korda tuntud ettevõtte suunatud hajutatud pearaamatu tehnoloogia platvorm, mis keskendub finantssektorile. Ka see nimetati tehnoloogia partneriks. Kujutad ette, kuigi see ei ole avalikus mõttes krüpto. R3 tegi krüpto, XTC või vastupidi, Zinfin tegi. Neil on mitu nime, Zinfin ja R3 on ju, ühine nimetaja on neil kuradi XTC krüpto, on ju, Kui R3, mis on seotud XTC-ga, on seal projektis mängus, on ju, siis kui suur on tõenäosus, et XTC-d kasutatakse ka seal? Ei tea, ma ei mõista, on ju, mul on kuradi X-kromosoom puudu, on ju, 50 Y-it, on ju, Asi on tõsine, poisid, ma ei tee seda saadet teile sellepärast, et mingi kuradi tasuta klubis siis mingi sota sult välja imeda, on ju, Ja siis, oi, kurat, tõmba nüüd nahku, on ju, Ei ole nii. Need saated on tugevalt põhjusega ja iga uudis, mis ma olen kunagi üles pannud kuskil, on väga sügava põhjusega. Ja kui sina oled täna siin vedeled pöial pärakas aru ei saa, mis krüptomaailmas toimub, siis see on tuimalt sinu süü, kas sa olid liiga koi, liiga kuradi juh või kõik kokku, on ju. Nii, kaudsed ja spekulatiivsed seosed, mis võiksid olla siis. Projekt Agora on loodud selleks, et ühendada mitu CBDC-d ühele pearaamatule. Kuigi CBDC-d ei ole isegi krüptovaluutad, kinnitab projekt tokeniseeritud hoiuste digitaalse raha kontseptsiooni kasutamisploki vahel järelikult.
tokeniseeritud hoiused on ilmselgelt aktsiad, sellepärast ongi seotud R3 ja XTC. Linea suure tõenäosusega, kuna konsensus on partner ja konsensuse on firma, kes tegi Linea, krüpto, mida kasutab ka Swift, ühesõnaga see jutt on tõsine ja tähtis. XRP Ledger, kuulake, kuigi Ripple ei ole ametlik partner, on probleem, mida Quora lahendab ebaefektiivne piiriülesed maksed Ripple'i põhifookus. Kuigi Ripple ei ole seotud, ütleb artikkel, või siis AI uurimus, aga Quora lahendab sama probleemi, mida XRP, aga Quora ise koosneb multimiljon krüptoprojektist, muidugi on XRP seotud, ja siis toome näite, mida siis AI veel vastab, et selline, ma pidin kolme erinevat AI-d pidin pinnima erinevate küsimustega erineva nurga alt. Nii, kuidas siis võib olla Ripple näiteks seotud projekt Quoraga, mis läheb nüüd teist faasi. Sellepärast, et selle projektiga on seotud SBI Holdings ja SBI on siis XRP partner, Ja siis AI veel ütleb ära, ega SBI ei ole ametlikult kinnitanud, et XRP on projektis osaline. Mida vittu? Saate aru, see AI on ka nii ära kastreeritud juba. Ja samamoodi on see, et ma ei tea, ma ei ütle, et see AI on nagu ära kastreeritud, lihtsalt sinul on mõistusele tehtud see vasektoomia, vaata. Mõistad, kui SBI on XRP partner ja osaleb projekt Quoras, kui konsensus osaleb projekt Quoras, tegi Linea, R3 osaleb projektis, mis on seotud XTC-ga, kuna XRP on saanud nüüd, siin ütleb veel ära, et mis võib kaudselt veel seotud olla. Flair, kogukonna spekulatsioon, kogub tuure, sest XRP ka läbi F-Assetsi, Wrapped XRP, siis detsentraliseeritud finantsjaoks võib olla Flair ka seotud, et Flair annab siis need detsentraliseeritud võimalused, vaata, sellele XRP-le, mega bänger saade, bänger artiklid ja te küsite mul Telegram klubis, et kuule, mis ma Solanast arvan, perse võid pista oma Solana ja Polkadoti võid järgi lükata veel ekstra boonusena. Näidake mulle megaprojekte, millega on seotud need kõik muud krüptod peale selle, mis mina räägin. Kui BIS, mis on maailma keskpank, õigemini keskpankade keskpank, sest riikide keskpangad teevad oma tehinguid läbi BIS-i. Kui BIS käivitab projekt Quora, kus on seotud konsensus, kes tegi Linea, on seotud R3, kes on XTC. Nii, SBI on sees, kes on XRP partner, kuna Flair annab targa lepingu selle võimaluse XRP-le, siis on Flair ka sees, see on lihtne ja loogiline on aru saada, kui natukene tuurid, ja sellepärast ma ei kusegi absoluutselt, kui mul oli Flair, Flairi ostsin 2,5 sendi juures, nüüd on ta 1 sent, kas ma värisen? Ma ei värise. Isegi kui Flair kukub 1/1000 senti, ma ei kuse. Nendel põhjustel, et kui nad on seotud selliste firmadega, selliste projektidega, selliste asutustega, selliste tehnoloogiatega, vaata, mõistad? Egas midagi. Panin puusalt, ütlesin, mis mõtlesin, võta heaks või pane pahaks, aga asi on tõsine. Tšau, pakka, näeme garaažis.